Tere! Täna räägin ma teemal korrosioon ehk miks metallid, näiteks raud, korrodeeruvad ja kuidas seda vältida. Kuid enne korrosiooni juurde minemist tuleb kõigepealt läbi vaadata paar mõistet. Redutseerija. Redutseerija on aine, mis oksudeerub ehk annab elektrone ära teisele ainele. Seda on kõige lihtsam meelde jätta seosega. Oksudeerumise käigus oksendatakse elektrone välja. Oksudeerija on aine, mis redutseerub ehk võtab elektrone vastu. Seda on kõige lihtsam meelde jätta seosega. Redutseerumise käigus reedetakse või röövitakse teisi ehk võetakse elektrone endale. Nüüd lähme aga asja juurde. Mis on korrosioon? Korrosioon on metallide hävimine meid ümbritseva keskkonna mõjul. Lihtsamalt öeldes, metall reageerib õhu ja veega ning muutub uueks aineks. Kõige tuntum korrosiooni näide on raua roostetamine. Kui raud seisab õues ja saab märjeks, siis reageerib ta hapniku ja veega. Selle tulemusel tekib rooste. Reaktsioon näeb välja umbes nii. Selles reaktsioonis on hapnik oksudeerija ehk tema võtab raualt elektrone ära. Redutseerija on siin raud, sest tema loovutab oma elektrone. Korrosiooni käigus tekkinud punakas pruun aine, mida me näeme, ongi raud 3 oksiid ehk rooste. Siin juures tahaks rõhutada, et rooste koostis pole nii lihtne, kui see valemine välja näeb. Lisaks raud 3 oksiidile on seal ka teisi rauaühendeid, näiteks raud 3 hüdroksiid. Kuid see pole ainukene igapäevaselt nähtav korrosiooniprotsess. Näiteks Oleviste kiriku katus on korrosiooni mõjul muutunud roheliseks, sest sealt on toimunud vasekorrosioon. Vask ei korrodeeru rauaga sarnaselt, vasepinnale tekib rohekas kiht, paatina, mis kaitseb vaske edasisse lagunemise eest. Paatina koosneb mitmest vaseühenditest, näiteks vask 2 sulfaadist, vask 2 karbonaadist, vask 2 oksiidist ning ka teistest vase- ja väävliühenditest. Paatina kaitseefekti tulemusel püsivad vanad vaskkatusega kirikud ja kujud ilusti alles. Reaktsioon võib olla umbes selline. Samamoodi nagu eelmises reaktsioonis on ka siin oksudeerijaks hapnik, sest tema võtab vase elektrone endale. Nagu eelnevalt mainitud, siis saab korrosioon toimuda metallidega, näiteks raud ja vask. Enamasti aga ei taha inimesed, et nende esemed korrodeeruks ja katki läheks. Seega tekib küsimus, millised tegurid soodustavad ja kiirendavad korrosiooni teket? Esiteks, niiskus. Mida rohkem vett või niisket õhku, seda kiiremini metall laguneb. Näiteks mere ääres, kus õhk on niiske, toimub korrosioon kiiremini kui linnas, kus õhk on kuivem. Teiseks, soolasus. Mida kõrgem on metalli ümbritseva keskkonna soolasus, seda rohkem on ioone. Ioonid kiirendavad elektronide liikumist. Kolmandaks, temperatuur. Kõrgem temperatuur kiirendab keemilisi reaktsioone. Mida suurem on temperatuur, seda rohkem kineetilist energiat osakesed omavad. Selle tõttu hakkavad nad kiiremini liikuma ja üksteise pihta üha sagedamini kokku põrkama. Osakeste põrkumise tulemusel saavad reaktsioonid toimuda. Neljandaks, õhusaaste. Happevihmade tõttu hävib metalli kaitsev kiht, mille tulemusel saavad ioonid ja vesi sellele paremini ligi. Viiendaks, millise metalliga on tegu? Mõned metallid on loomult vastupidavamad keskkonnamõjudele, näiteks alumiinium või roostevaba teras, millel tekib kaitsev oksiidikiht. Mida aktiivsem on metall, seda suurem on metalli korrodeerumise tõenäosus. Näiteks vähem aktiivsem metall, kuld või hõbe ei korrodeeru nii kiiresti kui naatrium või tsink. Sellepärast kasutataksegi neid metalle ehete valmistamisel. Kuidas metalle korrosiooni ees takistada? Selleks on mitu head viisi, kuidas metalle kaitsta. Värvimine või lakkimine. Värv tekitab pinnale kaitsekihi, mis hoiab õhu ja vee eemal. Galvaniseerimine ehk tsinkimine. Raud kaetakse tsingikihiga, mis korrodeerub ise, kuid kaitseb rauda allpool. Õlitamine, rasva või polümeerkatte kasutamine, näiteks tööriistadel ja jalgrattakettidel. See tekitab tehislikult kihi, mis ei lase hapnikul ega veel reageerida selle kihi all oleva metalliga. Kaitsvate metallisulamite kasutamine, näiteks roostevaba teras, milles olev kroom moodustab tugeva kaitsekihi. Lisaks aitab korrosiooni vastu ka metalli katmine aktiivsema metalliga. Selleks, et teada saada, milline metall on aktiivsem, vaatame pingerida. Mida rohkem vasakul metall on, seda aktiivsem ta on.
Aktiivsema metalliga katmise tulemus korrodeerub juurde pandud metall esimesena nagu ohver. Kui näiteks raud kaetakse magneesiumiga, mis on pingeridas oluliselt rohkem vasakul kui raud, hakkab korrodeeruma just magneesium. Põhjus on selles, et aktiivsem metall annab elektrone kergemini ära. Magneesiumi oksudeeriumist kirjeldab reaktsioon, kus magneesium loovutab elektronid ja toimib ohverdusanoodina. Need elektronid liiguvad rauda ning hoiavad raua potentsiaali selle tasemel, et raud ise ei oksudeeru. Raua võimalik reaktsioon ei toimu, sest raud käitub katoodina ja saab magneesiumilt pidevalt elektroone juurde. Seetõttu kaitseb aktiivsem metall, antud juhul magneesium, rauda, isegi siis, kui kaitsekiht saab vigastusi. Kokkuvõtteks võime öelda, et korrosioon on keemiline protsess, kus metall reageerib keskkonnaga ja laguneb. Korrosiooni põhjustavad tegurid on niiskus, temperatuur, soolad ja õhusaaste. Samas saab aga korrosiooni pärssida mitmete teguritega. Värvimine, tsinkimine, õlitamine, vastupidavate metallide kasutamisega ning aktiivsema metalliga kattes.